Tere tulemast, kallid kinosõbrad, naiste ööde filmifestivalile. Mina olen Reelika ja juhatan teid tänasesse õhtusse. Algatuseks palume teil vaigistada oma telefonid. Pildistamine ja filmimine on veel lubatud. Juba 7. korda toimuva naiste ööde filmifestivali teemaks on naine ja mees. Ying ja yang, vastandid, tasakaal, harmoonia, sugupooled ja armastajad. Tänasest pühapäevani Raplas ja Märjamaal toimuv NÖF aitab lahti harutada naiste ja meeste meeli ülendavaid, keerukaid, vastuolulisi ja mitmekülgseid suhtedünaamikaid. Ka filmiprogramm on mitmekülgne. Väga soovitame. Pileteid veel on. Tänavuse NÖFi avab Mari Tammari lühilavastus Teekond. Võtame vastu tervitusi. Kuulutame välja Leida Laiuse mälestusauhinna, mille siinsamas ka üle anname. Enne festivali avafilmi Rootsi Torpeedo teeme väikese veerandtunnise jalasirutuspausi. Peale avaseanssi olete kõik palutud järelpeole, mis toimub Rapla Uhi uues alternatiiv tantsumuusikaklubis 2 tuba. Kohe nüüd rullub meie ees lahti ühe naise ja mehe lugu, mis leiab aset aastatel 1920 kuni 1930 Raplas. Muusikutena on laval Lisanna ja Johan Kristjan Aimla. Näitlejana haigestumise tõttu on täna meie ees inimene, kes hüppas rongile alles paar päeva tagasi. Aga ta on multitalent Raplast. Ta on Maili Metsalu. Lavastuses kasutusel olevatest fotodest 95% on seotud Raplamaaga. Mari Tammari lühilavastus Teekond.
See kõik algas nii, et mu rong jõudis Rapla jaama. Mina olin aga kirjutamisse nii süüvinud, et oleksin peaaegu edasi sõitnud. Kui märkasin, et on minu peatus, haarasin kiiruga oma raamatu ja kohvri ning hüppasin perroonile. Väljas oli päikseline ilm ja mind võttis vastu küpseva viljalõhn. Just seda ma olingi oodanud. Hingasin kopsud maaõhku täis ja ajasin selja sirgu. Onu oli mulle jaama vastu tulnud. Lehvitasin talle innukalt, mistõttu pillasin raamatu maha. Üks mees võttis selle üles ning köidet mulle tagasi ulatades ütles malbelt naeratades: raamatutega tuleb ikka õrnalt ringi käia. Ja jah, vastasin kohmetult. Onuga jalutasime pikki läbi Rapla alevi. Andis sealt rongijaamast ikka tulla, aga lõpuks jõudsime kohale. Järgmisel päeval juhatas onu mu raamatukokku. Kui ma ruumi sisse astusin, istus too sama mees, keda rongijaamas kohtasin seal laua taga. Ta tõstis pilgu ja tervitas mind. Tulin härra Tillemanni raamatule järele. Ja jah, ütles ta ja ulatas mulle kentsakalt pakitud raamatu. Seda ma juba tean, et raamatutega tuleb õrnalt ringi käia, vastasin talle. Alles siis vaatas mees mind pikemalt ja ütles: ah soo, see olete teie raudteejaamast. Jah, mina vastasin talle. Ma olen härra Tillemanni vennatütar, Maria. Väga meeldib, kostis ta see peale. Mina olen raamatukogu juhataja Tõnis Kildemaa ja ulatas mulle sooja käepigistuse. Mis teid Raplasse tõi, küsis ta edasi. Tahtmata aga oma siinolekut tegelikke põhjusi kohe jagada, ütlesin talle, et tulin onu juurde puhkama. Maavaikus on linnakärale väga meeldivaks vahelduseks. Siin pole ju üldse vaikne, ütles ta seepeale. Täna õhtul näidatakse lausa kino ja seal lauses oli tõeline uhkustunne. Ruumi akendest voolas sisse soe päikesevalgus ja see peegeldus omakorda raamatu kappide ustelt tagasi. Ma sirutasin käe ja haarasin juhusliku raamatu. Tegin selle lahti ja lugesin valjul häälel ette esimese lause. Kui armastuse karikasse on alles jäänud mõnigi tilk, pole hilja hakata seda karikat uuesti täitma. Ruumis igines vaikus. Mina vaatasin teda ja tema vaatas mind. Ma ei olnud mitte midagi sellist varem elus tundnud. Mu hingest käis läbi nagu soe värin.
ta võttis meie poja endale sülle. Päike paistis neile köögiaknast peale ja nad naersid koos. Selles hetkes ei mahtunud meie kööki midagi muud peale armastuse. Mina olin armastust täis ja tema oli armastust täis ja meie armastuse vili oli tema tugevate, kuid hellade käte vahel. Siis mõtlesin, et olen sünnitanud mehele poja. Mis saaks olla veel vägevam? Tegelik põhjus, miks ma esimesel korral Raplasse onule külla tulin, oli see, et mõni aeg tagasi olin jäänud oma toonases kihlatust lapseootele. Minu esimene rasedus aga katkes, mis mulle suuri üleelamisi põhjustas. Minu kihlatu suhtus aga juhtunusse ja minu kannatustesse suure jahedusega. Lugu pidades endast ja oma elust tühistasin ma seepeale meie kihluse ja tulin Raplasse. Rääkisin oma möödanikust loomulikult ka talle, oma uuele kaaslasele ja kui ma siis temast lapseootele jäin, hoidis ta mind õrnalt nagu kanamuna. Pidin aina pikutama ja puhkama. Kui esialgu see mulle sobis, siis lõpuks muutus see siiski päris tüütuks. Kui laps sündis, oli see muidugi suur rõõm, aga aeg möödus ja mina leidsin end ikka koduseinte vahelt. Tõnis ei tahtnud, et ma tööle läheksin, pidades seda auasjaks, et tema naine ei pea töötama. Ta ise ruttas aga mööda koosolekuid, tuluõhtuid, näitusid, kontserte. Ta edendas siin noore riigi vaimu, kohalikku seltsitegevust. Mina aga konutasin väikese Alevi Tupik tänavas ja mõtlesin, kus on siis minu elu. Tallinnas mul oli elu. Olin kirjanike kutseühingu kirjatoimetaja. Jaa, see oli tähtis amet. Ma nägin kõiki toonaseid Eesti kuulsamaid kirjamehi. Nüüd nägin aga musti lapseriideid, tuppa toodud pori. Ootasin oma meest õhtuti koju. Tahtsin vahel ka naine, mitte kogu aeg ema olla, kuid sageli jõudis tema koju alles öötundidel. Ja kui ta siis koju tuli, jättis ta oma kire tööle ja mulle jagus vaid kuivi päevauudiseid ja õhtuvesimust. Ma tundsin end kohati nagu pesunaine, kelle juures ta söömas ja magamas käis. Mida aeg edasi, seda rohkem ma hakkasin unistama sellest, et saaksin minna Tallinna tagasi. Jah, ma tahtsin, et mehed mind imetleksid. Tahtsin nende pilkudele vastata naeratusega. Tahtsin taas kirjanike härradega tantsida. Tahtsin tunda elu ees jälle elevust. Aga üks asi oli veel. Tegelikult lihtsalt tahtsin olla keegi ja teha midagi, millel on tähendus. Miski, mis on ka minu jaoks eriline. Aga ühel päeval,
kui õhtu oli taas möödunud oodates, sai minu kannatuse karikas lihtsalt täis. Sulle võib tunduda see lihtsalt enesestmõistetav, et mina istun siin ja ootan sind koju. Aga seda tehes on minu hing jäänud tühjaks. Anna mulle andeks minu liigne aatelisus, mis sunnib mind lõputult tööle ja minu vaimu pimedus, mis pole märganud sinu valu. Tahaksin, et sa jääksid, aga liig küüniline oleks mul vist seda paluda. Loodan, et leiad selle, mida otsima lähed. Ehkki tea, et mina armastan sind. On tõepoolest kahetsusväärne, et meie kodu on muutunud sulle puuriks ja et olen sinu tiivad kärpinud. Aga ma tõesti uskusin, et sa oled siin õnnelik. Kas lähed tagasi oma linna jäänud kihlatu juurde? Kas pole irooniline? Kord kõndisid tema juurest minema ja nüüd kõndid ka minu juurest ära. Ta lõi mind. Ma ei ole sulle seda öelnud, aga tegelik põhjus, miks ma ära tulin, oli see, et ta lõi mind. Mitte iial ei lähe ma selle inimese juurde tagasi. Sina aga unustasid mu. Sinu aated on sulle tähtsam kui armastus, aga tea, naise armastus on nagu lill. Kui seda ei kasteta, siis see lihtsalt kuivab ära. Head teed. Toit on pliidi peal.
see kõik algas siinsamas Rapla jaamas. Nüüd seisan uuesti sellel perroonil ja mõtlen, kas astuda edasi või tagasi. Õigupoolest, mis suunas on üldse edasi või tagasi? Silmade ees jooksevad mööda kõik need olnud hetked, nagu vaataks elu filmilindilt. Miks küll armastus väsib? Ja kas tõesti pean võistlema aatega või pean ehk endalegi aate leidma? Kust küll leida pidepunkte, vastuseid, vihjeid? Need ju ometi peavad kusagil olema. Raamatust? Kas polnud mitte kirjutatud tollesse raamatusse seal meie kohtumise alguspäevil, et kui armastuse karikasse on alles jäänud mõnigi tilk, pole hilja hakata seda karikat uuesti täitma. Tõesti, tilk tilga, samm sammu, päev päeva haaval on võimalik otsida uusi algusi, uusi ühiseid lehekülgi, kirjutada uut lugu ja köita kokku uus raamat. Sa tulid tagasi. Jah, mulle meenus, et kui armastuse karikasse on alles jäänud mõnigi tilk, siis ei ole hilja hakata seda karikat uuesti täitma. Kui sina lubad mulle armastust, siis luban armastust mina ka sulle. Aga tea, et armastus on nagu raamat. Ka sellel ei tohi lasta lihtsalt maha kukkuda. Ja mis puudutab naise armastuse õit, siis peab olema naisel ka endal piisavat südame soojust, südame tarkust, et panna see lill lihtsalt õitsema. Aga ühe asjaga pead sa leppima. Ka mina tahan ametit pidada ja ma lähen tööle. Aga täna pidi ju kino näidatama. Tule, lähme vaatama.
Esimeseks tervituseks palun meie ette Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe. Palun, härra Heiki Hepner. Kallid daamid, head härrad. Täna oli esimene tõeline kevadpäev. Ja see filmifestivali avamine sobib selle päeva õhtusse suurepäraselt. Miks ma sellise võrdluse toon? Ma julgen väita, et üheks läbivaks jooneks mõlemas, nii kevade tulekus, kevades, kui naiste ööde filmifestivalil on tegelikult lootus. Kui nii nagu siin etendus kuulsime, et kui on jäänud sellesse karikasse üks tilk, siis on kõik võimalused veel avatud. Ja me teame ju, et tegelikult ka kevadel võib veel tulla lund ja küllap tulebki, tuleb külma, on sellist kõledat ilma, aga ometi ükskord ta tuleb. Ja tuleb vääramatult. Ja see on see, mis neid kahte asja nii hästi ühendab. Mul on olnud au siin teie ees, kallid daamid, seista nii mõnedki korrad ja osa saada nendest filmidest. Ja need filmid ju tegelikult ei ole alati olnud sellised, mis kohe suunurgad kõrvudeni tõstavad. Seal on mõtelda, aga on olnud lootust. Ja see on see, mis paneb ka mind tegelikult teid, eelkõige pean siin Katrinit ja meie tublisid Raplamaa ettevõtlikke naisi tänama, et te olete seda lootust toonud, et te olete meie maakonda, meie 4 omavalitsust kasvatanud, teinud palju suuremaks, kui seda on ühe maakonna piirid. See on olnud vägev. Ja suur tänu teile. Loomulikult ma soovin meile kõigile täna ka ilusat filmielamust ja ilusaid filmielamusi terveks nädala lõpuks. Aga kõigepealt ikkagi aitäh selle lootuse hoidmisest. Ja annan ka need lilled küll sümboolselt Katrinile, aga nad tegelikult lähevad kõigile Raplamaa ettevõtlikele naistele. Ja loomulikult mõtlen ma ka homsele päeva peale ilusat lähenevat naistepäeva ja aitäh teile. Teiseks annan sõna Raplamaa partnerluskogu nõukogu esimehele. Palun, härra Elari Hiis. Nagu Reelika ütles, siis esindan siin Raplamaa partnerluskogu. Ja partnerluskogu on minu arvates tänasel päeval üks tore organisatsioon, mis ühendab inimesi sõltumata nende soost, ettevõtlusvormist, on ta siis omavalitsus, mittetulundusühing või äriühing ja täiesti võrdsetel alustel. Ja see on minu arvates tore, sest võrdsust on meil vaja. Miks? Te kõik teate kindlasti lauset, kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Kõik teavad, une pealt. Miks ma sellest räägin või miks ma selle lause ütlesin? Hakake nüüd mõtlema oma peas, mitut tegelase nimede sellest raamatust teate, kellel ka mingi roll on olnud, kes ütleb seal lauseid või kellel on antud nimi. Ja uskuge mind, poiste ja meeste nimesid te võite välja mõelda 10. Naisterahvastega läheb keeruliseks. Ma arvan, et peale Raja Teele ja võib-olla Katariine Rosalie kohe ei tulegi midagi ette. Aga tegelikult on kevade vähemalt 68. aasta esimesel 100 lehel kirjas 18 meesterahva nime ja 3 naisterahva nime. Võrdsust väga ei ole. Aga täpselt nagu vast nähtud etenduses ajad olid teised. 110 aastat tagasi oli naise roll ühiskonnas hoopis midagi muud, kui see tänasel päeval on. Ja kui keegi peaks tahtma, ma arvan, kevadet täna kirjutada või lavastada, siis algaks see pigem nii, et
kui Arno emaga koolimajja jõudis 20 minutit enne tundide algust, ootas õpetaja Laura nüüd juba uksel. Aga ma arvan, et igal asjal on oma aeg ja kindel on muidugi see, et naise roll tänapäeva ühiskonnas on ajas muutunud, arenenud, mitmekihistunud ja muutunud võrratult olulisemaks, kui see oli 100 aastat tagasi või isegi 10 aastat tagasi. Naised juhivad, motiveerivad, annavad ideid ja edendavad meie kõigi elu külg külje kõrval koos meestega, nii nagu see peabki olema. Klišee, öeldakse, et mehed on Marsilt ja naised Veenuselt. Ma arvan, et see on natuke nii, aga kindlasti mitte lõpuni. Tõsi ta on, et võtleme kas või õhtuse koduse teleka vaatamise või kino vaatamise peale. Naistele meeldib selline moeshow, võib olla mingi Mehhiko seebiseriaal, vabandust, kellele see ei meeldi. Ja mehed eelistavad igal juhul jalka MM finaalmängu, kui midagi sarnast telekas on. Mehed joovad õlut, naised joovad kohvi või head veini. Ja nii on. Aga meesterahvana siinkohal, kallid naised, võin ma teile öelda, et isegi kui teile tundub, et mehed eelistavad jalgpalli teile, siis ei, see pole nii. Ja ma arvan, et te tegelikult olete minuga nõus, et üle kõige me tahame ikkagi olla koos, leida selle ühise osa, sest tegelikult me oleme kõik ju ühe liigi 2 erinevat, natukene erinevat mudelit. Ja uskuge mind, ei ole midagi paremat, kui olla koos õhtul, öödel, naiste öödel, miks mitte ka naiste öödel filmifestivalil, sest ma arvan, et ei ole ju ainult naiste öödel filmifestivale. Me oleme ju koos, üks täiendab teist. Ja ma soovin teile sellist valikut, et mehed ei oleks teie kõrval mitte ainult kodus, vaid ka kinosaalis, et need filmid haaraks, inspireeriks meid kõiki. Edu teile, aitäh selle eest, mis te olete teinud ja näeme kinosaalis. Veel palun siia naiste ööde filmifestivali suur toetaja, Hööle esindaja. Palun, Evali Mülts. Tere kõikidele filmisõpradele. Mul on tõeliselt hea meel, siiras au olla osa sellest filmifestivalist. Hööle, nüüd siis uue nimega Hellermann Titan, on oma sloganis tegelikult teeme kohalike meestega rahvusvahelist asja. Nagu filmifestivali selleaastane teema on Ying ja Yang, siis Hööle otsib ka seda oma igapäevaelus. Mistõttu on täiesti loomulik, et selleks, et kui meil töötavad kohalikud mehed, siis meie toetame kohalikke naisi. Ehk et oma hinges me peame oluliseks tasakaalustatud ja toimiva kogukonna alusena seda, et kui kohalikud panustavad meisse, siis meie panustame ka kohalikke, olgu see siis kultuuri, sporti või mis muudesse tegevustesse. See filmifestival on meie jaoks olnud sellise väga hingelähedase teemana ja ma loodan, et see kõnetabki väga palju teidki siin saalis ja soovin teile ilusaid filmielavusi. Tänan kõiki Raplamaa naisi, kes on panustanud selle filmifestivali toimimisse ja loodame, et see jätkub aastaid. Ilusat filmiõhtut! Traditsiooniliselt saab Leida Laiuse nimelise rändauhinna noorema põlvkonna naisfilmitegija, kelle tegevus Eesti filmikunsti edendamisel ja arendamisel on olnud silmapaistev. Auhinda annab 2019. aastast välja Naiste ööde filmifestival. Žüriisse kuuluvad Helve Kuuskmann, Tiina Lukk, Katrin Klaebo ning eelmise aasta auhinnasaaja. Varasemalt on auhinna pälvinud Marianne Kõver, Katrin Kissa, Moonika Siimets, Elen Lotman, Anna Hints.
auhinnaks on Hille Palmi väike skulptuur Igavene tants, millega stuudio Tallinn Film premeeris 1985. aastal Leia Laiust filmi Naerata ometi eest. Auhinna pani režissööri mälestuse jäädvustamiseks välja tema ristitutar Helve Kuuskmann. Mälestusauhinna üleandmiseks palun lavale Katrin Klaebo ja Tiina Lukk. Ja selle aasta auhinna me sooviksime anda Eeva Mägile. Mul on väga hea meel, et sa selle auhinna said päriselt. Sellepärast, et eks ta natukene nagu in advance, sest sa oled alles oma tee alguses. Aga ma arvan, et see auhind annab sulle kuraaži, julgust, vastupidavust ja inspiratsiooni sellel teekonnal vastu pidada. Sest et algus oli juba vägev. Aitäh sulle! Aga kui ma siin juba olen, siis ma teist korda ei taha tulla enam, ma kohe räägin ära juba, mis ma olen mõelnud. Et mul on hästi hea meel olla sellel aastal selle festivali avamisel, sellepärast et natukene ma kartsin, ma mõtlesin, et on nagu selline statistiline keskmine, öeldakse, et 5.–7. aastal on selge, kas festival jääb ellu või ei jää ellu. Et kas tegivad need traditsioonid, kas kogukond võtab vastu, kuidas meeskond kokku klapib ja nii edasi. Et võt see festival jääb küll ellu, selles olen ma absoluutselt veendunud. Ja ma siiamaani mäletan seda, no meie olime nagu vaevlesime natukene sellega, et nõutakse ju kvoode ja et ikka peab olema võrdselt naiste filme ja meeste filme ja kõik jälgivad, et kuidas siis need festivalid sellega talitavad ja nii edasi. Aga mina nagu põhimõtteliselt oma meeskonnaga otsustasime, et meie ei jälgi seda, et meie teeme endale ikkagi nii, et me ei vaata, kes ja mis soos seda filmi teeb, vaid võtame filmi kui puhast lehte ja kunstiteost. Ja ma mõtlesin, et igale naisel oleks võib-olla jube solvav, kui ta saab teada, et ta valitakse festivali programmi mitte sellepärast, et ta film on äge, vaid sellepärast, et ta naine on. On ju, Eeva? Mis kujutad sa pilti, kui sa oleksid nüüd arvanud või et me oleksime valinud su festivali programmi sellepärast, et sa naine oled. Aga see, et naised vajavad julgustust, tuge ja oma nurka kindlasti ka selleks, et rääkida oma probleemidest, oma teemadest. Et tegelikult need filmid ju ka Naisteööde filmifestivalil ei ole ainult naiste tehtud, vaid on ka meeste tehtud. Aga teemad on jällegi need, mis räägivad võib-olla naiste probleemidest ja üldisematest probleemidest. Sest et nii juba kord on, et need naised nagu mõtlevad veidi empaatilisemalt ja võib-olla natuke laiemalt tihti peale ka. Et igatahes suured tänud Katrin ja kõik need tegusad naised, kes selle festivali ümber on koondunud ja mehed ka. Sest et nagu te näete, siin on juba päris palju neid ju. Ma mäletan, et kui ma esimestel aastatel käisin, siis polnud nii. Aga nüüd nad võtavad sõna isegi. Aitäh ja jõudu! Aitäh, väga suur au on Leida Laiuse nimelist auhinda saada ja aitäh ka Tiinale ja Katrinile, see on ääretult suur töö, mis te olete nende festivalidega ära teinud. Ja ma olen mõnes mõttes Tiinaga nõus, et see on ideaalmaailm, kui ei peaks valima kvoodi alusel, et valib nii palju naisi, et nad saaksid ka osaleda ja ma arvan, PÖF on selles osas väga hea töö ära teinud, et seal ei peagi kuidagi võib-olla siis kvoote rakendama, et juba Eestis on väga palju režissööre, et ei peagi ütlema võib-olla eraldi naisrežissööre, vaid režissööre, kes on sugude ülesed
ja piiridülesed ja nagu ka leida laius. Ma loodan, et ka igasuguste pealesurutud aegade ülesed. Aitäh! Armas rahvas, tere külalised, tere Rapla inimesed. Mul on hästi turvaline siin alati seista, sest et ma tunnen kõiki, kes te siin olete. Mul on siin sugulasi, sõpru, filmiinimesi ja loomulikult siin eesreas kõik mu armsad kolleegid ja sõbrad. Tahan tänada kõige esimesena tõepoolest ettevõtlikud naised Raplamaal on ju 2009 asutatud, sai äsja 15-aastaseks ja filmifestivali me siis oleme ühiselt nüüd korraldamas 7. aastat. Ma arvan, et see on väga suur fenomen. Mina ei usu, et maailmas olemas teist sellist festivali, mida korraldatakse entusiasmist. Ma ei usu seda. See on umbes 15 inimese entusiasmist korraldatud festival. No loomulikult on meie selja taga või ees või paremal või vasakul on meil Pimedate festival oma kõikide abijõududega eesotsas Tiina Lokiga. Aga jaa, et mina oma 15 liikmelisele meeskonnale tahan suur aitäh öelda ja ma arvan, et me teeme neid festivale veel mitmeid aastaid. Kui te soovite, kui te olete julged, siis tõuske püsti ja teeme nendele kõikide aplausi. Kõikidel on oma ülesanne, see on juba välja töötatud väga mitmeid aastaid. Teiseks, loomulikult ma tahan tänada Pimedate Ööde filmifestivali meeskonda, kelledest mitmed on täna siin. Tiina, loomulikult sind, Triin Tramberg, Liisi Mölder, Helo ei ole täna meiega, kes teeb meile kõik tõlked ja Mikk Randström muidugi ka, keda ka täna siin ei ole, aga küll ta ka ükskord tuleb. Ta on lubanud. Et ega meid ju ka ei oleks elus, kui ei oleks meid toetamas Pimedate Ööde festival. Ja siis linnades ei ole selliseid võimalusi toetusteks, nagu on maapiirkonnas. Ja meil on olemas õnneks Raplamaa partnerluskogu läbi liider meetme oleme me ju kõik aastad saanud rahastatud, nii et suur tänu Raplamaa partnerluskogu, Raplamaa omavalitsuste liit, Rapla vald, Märjamaa vald, Kultuurkapitali, Raplamaa ekspertgrupp, Eesti Filmiinstituut ja üks toetaja on veel, aga mul ei ole temalt ametlikku vastust, et ma seda välja ei saa öelda. Võib-olla ta ei tahagi meile raha anda. Andis ma arvan. Võib-olla andis. Et ja lisaks muidugi Hööle ja Harviker, kes on meid esimesest aastast alates usaldanud ja meid toetanud. Et ilma eratoetuseta ju muidugi meie festivali ei tee, piletitulust me ei tee festivali, et see toetus on loomulikult väga-väga oluline. Ja meie naisettevõtjad, kes on ka oma õla alla pannud, kes materiaalselt, kes oma vabatahtliku tööga, kes on ostnud mitmeid pileteid ja kingitusi andnud ja toetajad on siin kõik teie ees oma logodega. Suur tänu. Seitsmes Naisteööde filmifestival on läbivaks teemaks naine ja mees. Ja mina olen pühendanud selle festivali oma abikaasale. Trygve täna siin ei ole, aga ma lehvitan talle, sellepärast et hello Trygve, I love you. Sellepärast et ma tean, et see võetakse videosse. Näitame talle seda. Aitäh Trygve. Ma olen vahel jälginud, mitte vahel, päris tihti olen jälginud, mida Tiina Lokk räägib meedias ja mujal. Ja Tiina on
nimetanud, on küsitud, et mis seisus on PÖFF. Et millises arengujärgus on PÖFF. Ja Tiina on öelnud, et Pimedate Ööde filmifestivalil on väga tugev vundament, on maja peal, väga soliidne, tal on aknad, uksed, väga hea katus, tal on ruumid, vaibad on ruumides, valgustus kõik on, aga toimub mingisugune ruumides ümberpaigutus, võib-olla natukene mööbeldatakse, tõstetakse kuskile dekoratsioone natukene ümber, võib-olla ostetakse uusi maale näiteks. Ja selliseid pisiremonte tehakse aeg-ajalt. Ja ma mõtlesin, et võib-olla ma toon ka sellise paralleeli, et meil on ka maja ja meil on, võib-olla pole veel uksi aknadki, mine tea, aga ma ei too seda paralleeli. Mina ütlen teile, et Naiste Ööde filmifestival on nagu gurmee õhtusöök. See on selline, et kõigepealt sul on vaja ruumi, siis sul on vaja ilusat lauda, siis sul on vaja loomulikult katet, aga kõige tähtsam, et sul peab olema peakokk ja sul peab olema üks inimene, kes oskab kalkuleerida ja retsepti koostada. See kõik peab olema paigas. Sul peavad olema väga hea meeskond peab olema loomulikult, sul peavad olema kokad, abitöötajad, kelnerid, ettekandjad, sisseviskajad, väljaviskajad, mis iganes. Ja muidugi lepingud kvaliteetse tooraine tarnijatega, mis on kõige alus. Et mina arvan, et Naiste Ööde filmifestival on just nimelt täpselt sellises seisus, et me võiksime asuda teda maitsma, seda gurmee õhtusööki maitsma. Ja üks mõte mul tuli veel, et paar nädalat tagasi ütles Raul Rebane, ma vist natukene võin eksida, kui ma õigesti mäletan, et meelelahutus loob unistuste struktuuri. Täpselt nii ta ütles. Et loomulikult kinokunst ju loob visuaalselt seda unistuste struktuuri. Et väga hea visuaal on, et unistada ja vaadata, mis seal ekraanil on, et võib-olla siis ennast natukene samastada sellega, või siis mitte samastada. Ja ma arvan, et siis unistame sellest struktuurist koos ja tunneme ennast hästi, head algavat naistepäeva ja 7. Naiste Ööde filmifestival on avatud. No nüüd me laseme teid vaheajale. Palun olge saali.